Nii, siin varakevadel valmis meil üks pisikene pliita ja soe müür. Ühe siibriga, ringlõõriga soe müür ja kõige pisem pliita, mis me teha saime, kuhu ära mahuksid kõik vajalik. Pliidi plaadi mõõt, SLT pliidiplaat 47-53 sentimetrit ühe kiiduplaadiga, mis on treitud. Ääreraud ühe kumeraga, roostapareinuga, mille autor jälle taskud jälle Mati. Pliidi mõõt 66 korda 74 on siis pliidi kehandi mõõt. Ja siis pliidi kivikehandi mõõt. Äärerauaga läheb ta laiemaks siis. Ja 5 senti, 6 senti laiemaks äärerauaga. Pliidi uks taas kord HDT 636. Ilus pisikene konkreetne uksekene. Ja pliit siis selline, et sellest väiksemalt teha ei saanud, sest muidu ei mahtunud enam ära külje peale, enam langev lõõr ei oleks ära enam mahtunud külje peale. Siia paigaldasime ka kulbi raua, sama stiilis, nagu on pliidi ääreraud. Tööpinna taga, soemüüri peal, karastatud klaas, 6 milli, 2, ääred lihvitud ja toon kirgas. Et soemüüri kiivpinda oleks hea lihtne puhastada. Siivri paigaldasime seekord siis siiapoole, pliidi kohale, kinni ja lahti, et hea lihtne mugavasti toimetada. Piimalõõr on siis siia toodud meil ja siinpool pliidi all ka väikene varapaindikene, et oleks mugav siin seista siin ja siin teha seda. See köök on tõesti siin tõesti pisike köök. Ja siin see kõik see muutumine mässamine oli päris paras kunstükk. Aga valmis sai. Ja siin on ka siis laadud meil ka kumera nurgaga. Et kuskil poleks siis teravaid nurki, mis jäävad siis välisperimeetrile. Pliidi ja soemüüri täismass circa 1490 kilogrammi. Soemüüri mõõt 212 sentimetrit kõrgust ja laiust 89,5 sentimetrit. Et üks pisemaid müüre, mis meil ei olema. Aga pisike müür sellepärast, et antud majakese korsta kõrgus, täiskõrgus on kõigest 3,7 meetrit. Nii, soemüüri toapoolne külg, kus on ka poolstugid. Siin sinna taga on meil siis pliidi sisendava soemüüri, siis see on siin suurem lõõr, 2 on ühte mõõtu lõõri ja viimane peetakse kitsamaks, et sauda tõmme ja läheb piimalõõri siit sisse. See nurk kumertelisega laotud, siit jätsime kandiliseks ja miks see puuk on hetkel laiguline on see, et ta on hetkel ainult ühe õlikihi all. Et siin kiviõli on peale kantud, siin ainult ühes kihis praegu, et siin teine kiht on siis siia peale veel kandmata ja puugid on sellega veel ilmutamata. Et kui õli saab täielikult peale, siis need puugid muutuvad kõik hästi ühtlaseks, tumedaks. Nii, mis ma oskan öelda? Selline siis seekord. Nii, vahepeal valmis meil siin üks koorstavits ja meie tubli koostööpartner Plexep tegi sellele korstamütsile, korstale ka korraliku mütsi. Happekindlast roostuvast müts toonis RR11 ehk siis okkervaline. Kaared käivad pealt niimoodi maha. Paaris. See väike siin juba ka natuke suitsune, kuna kütmine käib. Ja 4 lõõriga telliskorsten. Iga lõõr on siis ühe kivi lõõr, ehk siis 14 korda 27 sentimetrit. Kogu müts on teostatud happekinnast roostuvast terasest. Kõik detailid antud mütsil on happekinnast roostuvast terasest. Kõik riivid, needid, traadid siin sees. Kõik on mugav avada, hästi lihtne, konkreetne, hästi jäik ja korralik töö. Kaared on siin seepärast, et kui tegemist on suvilamajaga, pidevat kütmist pole, lõõriava on suur, et kaitsta lõõre vee eest. Selline siis Hansi on. Ilus suur asi. Korstapits on laotud kõik siis lode janka tellisest ja laotud on see siis meistri müürimördiga, mille fraktsioon on 0–4 mm. Punane tellis
valgel voogil. korsten on veel soe veel, päike on peale paistnud.